Tere tulemast kuulama podcasti Peavõit. Täna on meil saates mees, kelle karjäär on olnud täis nii kõrgeid lende kui ka raskeid hetki. Ta on püstitanud Eesti lennume rekordi, jõudnud juunioride maailmameistrivõistlustel pjedestaalile ja teeninud maailmakarikal kohti esikümnesse. Samas on tema teekonda varjutanud ka erinevad terviseprobleemid, vigastused ja rahamured, mis mõjutasid nii tema füüsilist kui vaimset tervist. Lisaks on ta ilmselt üks vähestest Eesti sportlastest, kes oma karjääri lausa 2 korral lõpetama on pidanud. Kes veel ära ei arvanud, siis täna on meil stuudios selline mees nagu endine suusahüppaja ja kahevõistleja Kaarel Nurmsalu. Tere tulemast! Tervist! No, täna sa juba tead, millest me rääkima hakkamegi või proovime rääkida sellest, mida tähendab sportlasele siis tipptasemel hüppame nii mägedelt kui ka tegelikult nagu suurtest aukudest võib-olla välja ronimine siis ja ma alustuseks teen sükse soojendusküsimuse, et kui sa nagu täna kuuled sõnu mingi vigastus või keegi räägib mingist ebaõnnestumisest, siis mis sul nagu esimesena meelde tuleb? Noh, kõik oleneb sellest, et mis vigastust me räägime, et kas see juhtus sportlase enda süü läbi või siis tegu oli õnnetusega, noh, kui me nagu spordiareenil, ma ei tea, korvpallis mingisugune menisk või ristat või mis iganes on ja, või hüppeliiges, noh, see on ilmselgelt nagu mängu käigus üks asju juhtub. Kui me räägime mõne ala puhul sellisest vigastusest, mis tegelikkuses oleks saanud vältida, siis noh, tihtipeale tekib küsimus, et kas seal oli vahendeid puudu, seal oli enda rumalust puudu või mis see on. Et see on nagu siuke hästi kaheteraga mõõk, aga üldiselt vigastus on kurb teema ja alati, kui tegu on ikkagi sümpaatse sportlasega, siis on tõsiselt kahju. Noh, tegelikult kõik on inimesed ja kõigist on kahju. Olen selles mõttes nõus, aga võib-olla hakkame siis päris algusest peale, et kuidas sul nagu noorsportlase elu kujunes, kas mäletad, oli seal mingeid tõsiseid vigastusi või mingeid, ma ei tea, hetki, kus mõtlesid, et kus asja on teinud sõpradega kuskil Konsumi taga oleks ju tegelikult nagu lahedam või nagu mäletad mingit hullu siukest sundimist või raskeid hetki just nagu enne, kui sa võib-olla olid juba otsustanud, et sinust võiks saada nagu profisportlane? No tegelikkuses see oli päris omapärane teema, sest kuna ma olen pärit sellisest väiksest kohast nagu Tammsalu, siis seal oli murdmaa suusatamine ja üldse selline suusasport on olnud au sees. Ja võib-olla siin jälle selline huvitav nüanss, kus ei mäleta, kas ta oli Albertvilli olümpiast alates igal olümpiamängudel kuni Sotši olümpiani osales vähemalt üks Tammsalu sportlane. Siis 2018 Pyeongchangis, mul küll pilet oli olemas, aga olin sunnitud enne lõpetama. Pekingis oli juba Tammsalumees platsis ja selleks on Martin Himma. Ehk et noh, see jada oli väga pikk. Nüüd ilmselgelt mina sattusin ka suusatrenni, smuugeldasin ennast sinna varem sisse, kui tegelikult tohtis, sest see oli, ma mäleta, kas 2. või 3. klassist tohtis minna, enne seda olid variandid seal kergejõustik, tähelepanu start, mis on siis nii-öelda pendelteate jooksuvõistlus ja erinevad muud variandid, aga sain sinna suusatrenni ja hakkasin käima ja siis ühel hetkel, kui isa siis vanaema juures olles Nõmmel ütles, et lähme vaatame hüppemäge, siis mul igasugune aimdus puudus sellest, mis asi on suusahüpped või kahevõistlus, kuigi ma olin suht juba mingi 11-12, lihtsalt poolt kokkupuudet olnud. Vaatamata sellele, et isa väga head tuttavad olid näiteks Allar Levandi ja muud tegelased, siis noh, mina olin nagu alast väga kaugel. Ja seal trennis käies, siis esimeses trennis reeglina sõidetakse pikalt Nõlva. Mina sõitsin Nõlva paar korda, ütlesin, ma nüüd lähen torni. Mulle üritati väita, et nii see need asjad ei käi, aga siis ma esitasin ultimaatumist, kas ma lähen torni või siis ma enam ei viitsin neid suuski jalga panna ja lähen minema. Okay. No hüppasin paar korda ära ja siis kuidagi jäin trennis käima ja mööda läksid siis mõned aastad, kus seal olid igasuguseid seiklusi, et küll Rakvere mägi pandi põlema ja siis ma pidin hakkama Nõmmel trennis käima, mis oli nii-öelda 100 kilomeetrit kaugel ja tegelikult tegema sellist igapäevast trenni ei olnudki, et oli nädalavahetustel ja laagrites pluss võistlused ja ma arvan, et ma ei eksi, kui ma olin umbes 14-aastane, mulle väga meeldis see treeninggrupp, mis oli minul Tammsalus. See oli hästi lahe, see oli siis murdmaasuusa treeninggrupp ja meie treener oli tõesti selline väga siiras inimene meie kõigi jaoks nagu kolmas vanaisa.
ja treener Arvo Orupõld siis, kes tegelikult oma ametilt oli katlakütt ja katlamajas. Okay. Aga tema käe alt tulid nii Timo Simonlatser kui ka Kaili Sirge ja ka paljud teised. Ja siis mul isa üks hetk teatas mulle, ma olin seal umbes 14, et tead, et kui üldse sinust mingi sportlane saab, siis see on kahevõistleja. Okay. Et unusta ära, et sinust murdmaasuusatati see mitte kunagi. Võib-olla selline teema, mida ei tohi lapsele välja öelda, nii-öelda traditsioonilises kontekstis, eriti kui me surume siia nagu tänapäeva heaolu ühiskonda selle kõik, et kuidas sa ütled ja nii ei tohi teha ja kõik asjad. Aga tegelikult mu isa teadis mind nii palju, et nii palju elavat hinge minus oli ja murdmaasuusatamise treening on ikkagi üsna üksluine ja selline pikad treeningud, aga ma pigem olin siuke nagu emotsiooni peal tegelane ja nii see kahevõistlus hakkas ja siis, mis see tähendas, oli see, et kuna ma olin elav inimene ja sõpradega väljas meeldis käia mitte kella 9-ni, aga võib-olla pisut kauem ja võib-olla tegeleda asjadega, mis tihtipeale ei ole võib-olla legaalsed isegi ja siis ma pidin hakkama laagrites palju käima. Ja see oli see koht, mis siis muutus keeruliseks, sest kodus hüppemäge ei olnud ja kogu see nii-öelda aktiivne elu jäi tahaplaanile. Ma korra lihtsalt kommenteerin seda ka, mis sa ütlesid, et mida lapsevanem ei tohiks lapsele öelda, et nüüd mul on endal ka 2 last ja enda, ütleme, sportlaste oli ka selline nagu oli, siis minu meelest tegelikult, kui sa tahad olla nagu hea, kui sa tahad oma lapsele head, siis mingi hetk tuleb nagu samm tagasi teha, vaadata nagu reaalselt, kas sellel lapsel on potentsiaali nagu, kas siis sellel alal või üldse spordis ja siis tegelikult tuleks nagu aus olla, sest sport on tore, seda ju võib teha, aga nagu tippsport, kui sa seal nagu läbi ka ei löö, siis see on ju tegelikult päris raske asi, mis nagu ette võtta, et võib, ma lihtsalt ise täna lapsevanemana nagu vaatan nii, et ühel hetkel võib-olla mu laps, ma ei tea, teeb täna praegu mingit 5 asja, et siis ühel hetkel ma ikkagi pean nagu talle ausalt ütlema, et sul ei ole mõtet nagu seda teha, et siin ei ole tulevikku. Aga okei, hakkasid kahevõistlejaks ühesõnaga ja mind tegelikult nagu huvitab see, et kui sa isa ka ütles sulle, et kui siis kahevõistleja on ju, et aga kuidas sellest ühel hetkel ikkagi nagu suusahüpetele üleminek nagu toimus, siis kas see on nagu loogiline samm või lihtsalt see on olude sunnil või nagu jällegi see samm tagasi nagu reaalselt endale otsa vaatamine, et mida ma siis suudan teha või oli see nagu, mida sa tahad teha, et kumba pidi see oli? Kui see kahevõistluse asi arenema hakkas, siis algul ma olin palju parem suusataja kui hüppaja, sest selgelt ma olin murdmaasuusatajana tulnud, hakkasin hüpetega siis ka tegelema kõrvalt ja mingil hetkel, mis oli nagu kõige esimene selline suure võib-olla otsuse märk oli see, kus mul isa ja mina koostöös siis saime ühel hetkel aru, et ega isa nagu enda pädevus enam ei ole piisav. Ja siis tuli Eestisse kahevõistluse peatreener nimega Petter Kukkonen, kes siis hakkas treenima meid ja paralleelselt siis ta tõi endaga kaasa kunagise tipphüppaja Mati Nüganeni eluaegse isikliku treeneri Risto Pirdimägi. Ja siis kuidagi see treeningud muutusid struktureeritumaks, professionaalsemaks, tuli nii-öelda välismaa infot sisse ja kõik see selliselt arenes. Kõik oli ilus tore, aga see nagu murdma pool üldse ei tahtnud edasi minna, et hüpped läksid nagu pikkade sammudega edasi, murdma mitte. Tagantjärele tarkus tuli välja, et mul on eluaeg päris tummine astma olnud, aga täna ma olen õnnelik, et ma seda spordiajal ei teadnud, muidu ma poleks jõudnud suusahüpeteni. Ja siis mingil hetkel, kui hüppevorm väga heaks muutus, ma mitte kunagi ennast ei võrrelnud suusahüppajatega, nagu reaalselt päriselt mitte kunagi. Et jah, Eesti meistrivõistlustel hüppasin hüppajatega võidu, põhimõtteliselt võitsin enamus kordadest, ei julge öelda, et iga kord, aga siis, kui juuniorid MM-i aasta oli 2011, enne seda siis võtsin vastu otsus, et hea küll, et ma see aasta kooli ei lähe, et gümnaasium lõppes, et proovime ainult sporti, mis saab. Suht hästi läks tegelikkuses ja murdmatrenni sain korralikult teha, hüpetetrenne too aasta minu teada isegi ühtegi konkreetset vigastust ei olnud, kõik oli täitsa nagu puhas leht. Ja siis enne juuniorid MM-i nädal 1,5 oli
Kliigentaali kahevõistluse kontinentaalkarikas, mis on siis maailma nii-öelda teine tase. Ma ei tea, ühel päeval võitsin rohkem kui minutiga teist kohta pärast hüppeid, teine päev võitsin pisut alla minuti, aga kusjuures see päev, kui ma pikemalt võitsin, ma jäin alles 6, sest suuskade määrimisega läks natuke nihu seal ja eks ta parasjagu huumor oli. Ühe päeva võitsin, teine päev 6-7, aga tundsin, et hüppemäel vorm on nagu päris hea. Ja siis tuli juuniorid MM, vahepeal oli mingi haiguse vimm ja esimese päeva sõitsin ära, täiesti kollaps, juuniorid MM-il sõita selline mingi 30 suusaaeg, täiesti kohutav. Aga treeneriga oli kokkulepe pool naljaviluks, et äkki läks hüpetes ka lihtsalt võistlema, vaataks, mis tase mul on suusahüpetes. Ja treener ütles, et sa oled kahevõistleja, aga et mõtles, et viskab mingi sükse challenge, et esimene võistlus võtad medali, siis tee, mis tahad. Aga tuligi. Okay. Ja siis ma ütlesin, et aga lähme proovime siis hüppeid. Ja siis ma läksin hüppeid niimoodi võistlema, et hüpete võistluse hommikul mul oli 2-tunnine murdmatreening, kus ma siis nii-öelda taastav treening rahulikult sõitsin, läksin hüpetesse. Esimene voor, pärast esimest voor olin 3, sain Risto Pirdimägilt päris korraliku peapesu, et mida ma tegin seal, et ma üldse ei oska hüpata enam. Ise mõtlesin, nagu 3, et tulemusi on päris kõrged standardid. Ja teine voor siis hüppe oli parem, aga kõik teised hüppasid ka paremini, teine voor ja sain 3. Ja sinna see asi jäi. Läksin kombekontrolli. Seal oli kombekontroll, kes on päris karmi käega oli too aeg ja võeti kontrolli 4 esimest ehk top 3 pluss siis 4 ehk kui keegi maha võetakse, 4 ka kohe kontrolli. Siis kui minu kombe kätte võeti, siis aasta 2 hilisem maailmarekordi omanik Anders Vannemel oli 4 siis. Siis läks töötlemine lahti, et vaadaks seda kombet, et siis kuidagi läbi minna, bla. Aga siis see Horst vaatas mu kombe üle ära ja ütles, et welcome to ski jumping world. Päris korralik sissejuhatus. Ja siis ma ütlesin, et thanks, sain siis mingi selle medali kätte ja siis hooaeg läks edasi. Hooaeg viimane võistlus oli lahti maailmakarikas ja pärast esimene päev ma olin peal hüppeid kas teine või 4. Aga need vahed olid nii väiksed, et siuke 4-5 liikmeline punt sai kokku, läksin stardist minema, sain kohe aru, et täitsa no-go päev on. Ma mõtlesin, et olen selles esimeses pundis ja siis 2,5 kildi peal mõtlesin, et teeks siis selle pildiga ära, et läksin liidriks korraks, et 2,5 kildi vahel olin esimene ja siis finish siis ehk 10 kilomeetri peal oli, ma ei mäleta, 34 või. Täiesti kohutav. Ja siis tulin koppi ja keerutasin sõrme otsas seda nii-öelda atliite ehk siis võistleja numbrit ja lasin sõrme otsast lahti nagi poole ja see läks ilusti nagisse rippu, mis nüüd on kõik. Ma enam kahevõistlust teha ei taha, et siit ei tule mitte midagi, et pole mõtet siin vägisi seda punnitada ja järgmine päev oli juba hüpete meeskond, kuhu Eesti siis nii-öelda hüppajad mind kutsusid, et saaks hüpete võistkonna välja panna. Ma läksin võistlema, esimene võistlus kohe 2 võistluse pealt tulla, siis siuke tunne oli reaalselt nagu oota kaugust hüppaks. Täiesti nagu mitte midagi aru ei saanud seal. Aga siis läksime hüpete peale üle ja siis suvel juba käis töö suushüpete nimel. Aga kui kaua võib-olla sa enne seda nagu selle numbri nagisse viskamist ikkagi nagu hambad ristis nagu seda murdmat, ma nagu kujutan lihtsalt ette, ma täpselt ju neid alaspetsiifikaid ei tea, aga murdma trenn on ikkagi nagu rõve, ma kujutan ette ja millegipärast mulle tundub, et suusahüppaja nagu see trenn on päris nagu tore. Ütleme niimoodi, et üks on higisport ja teine on elustiil. Et murdma või tähendab suusahüpete trenni selline kõva tippsportlane, võtame korvpalluri näiteks, mida sina tead kõige paremini, ta ei suudaks suusahüpete trenni teha, sest seal on liiga palju magamist ja lebotamist. Okay. Et seal on ikkagi nagu see värske jalg on A ja O, suvel loomulikult tehakse rohkem. Aga talvel on selline ajasurnuks löömine ja pigem siuke nagu, ta on elustiil, siuke kulgemine ja siis sul on see 20 sekundit, kus sa pead olema nagu tuletikk ja täiega särtsakas. Ma mõtlen just seda, et nagu, kui ma mõtlen oma Kossu aja peal tagasi, et siis meil oli näiteks Aivar Kuusmaga oli selline asi, et laupäeviti oli tavaliselt mäng, siis võitsime ja tähistasime ja esmaspäev oli siis ta nimetas seda washing practice, eks, et ma juba teadsin, et me lihtsalt jookseme 1,5 tundi seal edasi-tagasi seda nädalavahetust välja. Ja ega nagu ei tahtnud ju minna nendesse trennidesse, et mulle ju korvpall meeldis, kõik oli äge, aga ma ikkagi seal tead vahel mõtlesid, et
kurat, võiks näppu korraks ukse nii, et ei oleks nagu kaua haige, aga et täna ei saaks minna, et mõtlen just nagu selles vaatevinklist, et kas sul oli ka nagu hetki, kus sa olid nagu persse see trenn, ma ei viitsi sinna täna seda 2-tunnist lõdvestussõitu, no see ilmselt on nagu väga nagu tore asi võrreldes sellega, mis nagu päriselt tegema peab. No ma olen üldiselt pigem kehva rutiinitaluja ja just sellised mingid pikad treeningud, tuimad asjad mulle väga ei meeldi. Aga too sama hooaeg, viimane 2-võistluse hooaeg, ühel nädalal meil tuli näiteks 36 treeningtundi, millest siis üks päev meil oli 8 tundi aerutamist. Selle asja nimi oli soome keeles kirkkovene. See on siis sõudepaat, mis on nii-öelda ühepoolse aeruga, ehk sa tõmbad ainult ühte poolt ja liikuva tooliga või selle liikuva istmega, kus siis on 14 kohta. See oli mingi võistluselaadne toode, aga me olime 8 selle 14 paadis ehk meie koondis on ja siis ta ei olnud nagu võistlus, ta oli mingi siuke üritus. See oli 50 kilomeetrit, seal olid esimesed 1,5 tundi julmad lained, täiesti kohutavad lained. Ma ei ole elu sees näinud nagu järve peal nii räiged laineid. Ja siis oli see, siis järgmine päev oli siuke kerge, siuke 2-3 tundi trenni ja siis ülejärgmine päev oli juba 100 kilomeetrit rullsuuska nii-öelda ühest treeninglaagri otsast teise. Sorry, need numbrid tunduvad minu jaoks just nii hullumeelsed. Aga seal oligi see, et kui keegi ütleb, et 2 võistlejad too aeg nagu trenni teinud, siis need mahud olid tegelikult päris metsikud. Ja võib-olla see oligi minu jaoks selline võib-olla häirekell, et ma nägin, et mul tiimikaaslased liiguvad mul ka murdmaas nagu päris korralikult eest ära tegelikkuses. Ja siis oligi see mingi hetk, et kui ma ei räägi maailmast, ma räägin nagu tiimikaaslastest, kes teevad samamoodi trenni nagu mina, et me mitte ei arene koos, aga lihtsalt nagu ei tule. Ja loomulikult mu eelis oli see, et ma hüppemäel too aeg suutsin nagu enda tiimikaaslastest kõikidest eest ära hüpata. Et lihtsalt fakt, kui protokolli vaadata. Aga kui me räägime 2 võistlust, mis koosneb 2 alast, siis mingi hetk oli see reality check, et mis lolli ma mängin. Samas minnes suusahüpete peale, seal tulid uued mured. Aga ma vist tundubki, et kui see reality check juba nagu tuli, siis selles mõttes nii on see okei vist vastu võtta, et kui sul tegelikult on nagu varuvariant, päris hea varuvariant, mis sulle justkui nagu, milleks valmistumine vähemalt on nagu palju toredam, või tundub või? Et seal on ka kindlasti nagu oma probleemid, küll me nendeni jõuame kohe. Jaa, ta on selles mõttes oli varuvariant olemas, et üks ala ära jätta ja minna, et tõsi, ta oli lihtsam kindlasti, kui lihtsalt ära lõpetada, ilmselgelt. Veits oli kahju ka või oli nagu täitsa savi selleks hetkeks juba? Sellega on siuke äge asi, et kui sa ühe korra saad nagu hüppesuusad pea kohale tõsta, siis need murdmasuusad tunduvad nii väiksed. Okay. Ja täpselt sama suur, kui on hüppesuusa ja murdmasuuskade vahe oma mahult, sama, ütleme nii, et kontekstis sama või proportsioonides sama vahe on 2 võistluse suusahüpete alapopulaarsus. Ehk need alad ei ole mitte kuskilt otsast võrreldavad. Suusahüpped Euroopas on täiesti tippala, kus on areenid välja müüdud. Ja tõesti see suusahüpete feeling, kui on nagu rahvast palju ja 2 võistlus väga tore ala kõik, aga iga kord, kui ma vaatan ka nüüd nii-öelda Otepääl olnud võistlusi, siis ma usun, et massstardimeestel, kes saavad hüppesuusad pea kohale tõsta, ehk massstardi poodium, nendel meestel on alati see feeling on natuke parem. Ma võib-olla tahan nii mõelda. No tundub. No loogiliselt võttes ka, vaata 2 võistlust on selles mõttes ju keerulisem jälgida, et rada on ikkagi kuskil kaugemal ka ja suusahüpetel on kõik koos ja plaksutavad ja täitsa sellest saan aru, aga läksid suusahüpetele ja natuke rääkisid juba, et see treening on siuke poollogelemine ja kui suvi välja arvata, aga seal on ju hoopis teine nagu raskus ilmselt, mis selle, mulle vähemalt su lugu siin lugedes või selleks saateks ette valmistades tundus, et see kaaluvärk ikkagi päris mingi meelakkumine ei ole, et ma siin lugesin ekstreemsetest kaalu langetamistest ja võib-olla nagu kõigepealt avad natuke seda tausta ja siis ma saan juba nagu, mida see nagu kujutas, kui sa ütlesidki, et trenni teed nagu talvel vähe, pigem logeled, siis on ju ainult toitumine, millega sa midagi üldse reguleerida saad. No see tegelikult asja keeruliseks teebki. Et kui me räägime jalgratturitest näiteks,
kes ka on väga heas kaalus kõik ja nad peavad olema kerged, siis nendel on väga rasked treeningud ja nad pärast treeningut nad saavad süüa. Ehk jah, loomulikult nad peavad õigesti sööma ja ikkagi nagu gramm defitsiidis olema. Aga kalaarvus on ikkagi kõrge selles. Jaa, aga kui me räägime nagu suusahüppajatest, siis kõige hullem ongi see, et sa ei saagi nagu põhimõtteliselt eriti süüa. Sa oledki nagu täiesti, no mina hooaja keskel selline 1200 kuni 1600 kilokalorit. Lihtsalt baas ju põhimõtteliselt. Jaa, aga sinna tegelikult olid trennid olid ka, hommikul oli mingi äratus, õhtul oli võistlus näiteks. Et see kaalu nälgimine, see on ikka päris rets asi, eriti mul. On sportlasi, kellel see nii suur probleem ei ole. Aga kui ma võtan enda kahevõistluse aja, siis ma olin äkki mingi 73-4 kilo ja ma pidin tulema 66,6 peale, mis tähendas seda, et tegelikkuses see imeõhuka rasvaprotsent, mis mul kahevõistlane oli, kui selle ära kaotad, vähe, siis tuli hakata lihast kuivatama. Ja see ei ole mitte midagi muud kui ainult nälgimine. Ja teistpidi jalg pidi jääma tugevaks ja teravaks. Ehk see oli nagu nii äärmuslik, et kui ma käisin treeneriga koos jõusaalis, siis jalgade jõudu tehes kangile kettaid ma ise peale ei tõstnud. Et mitte ülakehale, mitte mingisugust toonust anda. Okay. Aga päris sul, sa ei ole kõige lühem mees ka, see 66,5 kilo, see on, ma saan aru, kui see oleks 1,70 m pikk, et... Jaa, ma olen 1,83-4 olenevalt mõõdulindist. See on ikkagi nagu sellel, mis meil on see kehamassi indeksil, see on ikka väga punases, selles mõttes nagu... Kusjuures ma ei julge nagu mürki võtta, aga ma tõenäoliselt olin maailma üks kõige raskemaid suusahüppajaid, ka kehamassi indeksi põhjal. Okei. Ei, no päris huvitav, jah, selles mõttes, aga kas sul on võib-olla meeles mingeid eriti nagu pekkis momente, kus nagu siuke energia, et sööks kuradi kipsplaati ka, kui nagu antakse või kuidas sa nagu sellest hetke, kuidas selle, ma eeldan, et see on ikkagi pidev näljatunne, et sa saad küll, sul on mingi söögikord, aga sa ei saa ju sellest nagu kõhtu nii-öelda täis või ja üsna pea on see nälg jälle tagasi või nagu... Sellega on nagu kõige ohtlikum selle juures on see, et kui hästi läheb, siis on motivatsioon nii kõrge, et sa suudadki nagu veel rohkem nälgida. Et see mingi konkreetsed hetked, millal on nagu nälg väga julm, see oli kogu aeg. Konstantselt midagi on raske välja tuua. Aga momendid võib-olla, mis rääkisid, oli 2013 Valdif MM, siis ma olin harjunud, et ma olin väga tihti olin voodis pigem seal puhkeajal ja üks treener tuli ukse taha, aga kuna hotell oli siuke, kus uks läks automaatselt lukku, siis ma pidin ust avama minema ja siis kui ma tõusin nagu veits järsemini püsti, nii kui lingist kinni võtsin, siis pilt oli korraks kotis, treener seal poole pealt nagu ukse vahelt üritas kinni püüdes, tegin silmad lahti, vaatasin, oli päris huvitav, aga õnneks nagu taga oli nii-öelda voodi või midagi hullu ei olnud, et ma kuhugi ära ei löönud ennast, aga pilt läks kotti, et päris pikali nagu ka ei kukkunud, et siuke järsk siuke taju hakkas ära minema, aga ma tean ka näiteid, kus Janne Ahonen proovis lihtsalt, et mitu päeva saab niimoodi elada, et üldse ei söö. Ja ta lõpetas haiglas. Tahet on ikkagi, tuleb öelda. Et see nälgimine, see on asi, millest ei tohi kindlasti nagu eeskuju võtta mitte keegi. Aga ma tean, et näiteks Arti Aigrol ja Kristjan Ilvesel on see asi lihtsam ja Kristjan täna kahevõistlejana on kehamassi indeksi kontekstis paremas kaalus, kui olin mina suusahüppajana. No eks see veits nagu keha tüübilt ju ka väga nagu oleneb, tal tundub tõesti selline päris nagu hea raam selle ala jaoks olevat. Jaa, sest ega seal on ka küsimus selles, et kas sul on pikad jalad ja kitsas ülakeha, mis ongi kerge, teistpidi mul on pikk ülakeha, laiemad õlad, et just kui see on raskem, aga teistpidi ka kandepinda on rohkem. See on alati siuke... Päris huvitavad nüansid, mille peale ma mäletan küll noorena neid Janne Ahonene ja asju väga hästi mäletan. Küll pean tunnistama, et nüüd eriti pärast siin siis 2017 siis nagu pole Eesti suusahüpetes nagu väga midagi toimunud, et siis enam kätt pulsil ei hoidnud, aga sa minu eest ütlesid päris kenasti seda, et rasked hetked ikka on, kui läheb hästi, et siis savi on ju, et kannatad ära, aga ega siis ju liiga tihti nagu väga häid tulemusi ka ei tulnud. Et kuidas nagu, siin on võib-olla 2 küsimust, esiteks,
vaatame siis sellest kaaluvärgi vaatevinklist, et kuidas nagu siis motivatsiooni leida, kui eelmine hea koht on, ma ei tea, poole aasta nagu tagune või midagi. Ja kuidas üldse leida motivatsiooni treenimiseks ja nii-öelda endast kõige andmiseks, kui nagu reaalselt ikkagi võistled seal 30. kohtade piirimail, et nagu mulle tundub see nagu just nagu kõige keerulisem hetk. Ja ei, see on väga selles mõttes huvitav teema, et number 1, kuidas leida motivatsiooni kaalu jälgida, nälgida, langetada pidevalt. Suusahüpetus on niimoodi, et sul on tunnetus, on A ja O. 2 asja, enesekindlus number 1, number 2 tunnetus. Need on need, millega hüpatakse. See mingi jalajõud, mingi muu asi, tore on, kui on. Aga põhimõtteliselt 2 kõrva vahelt, ma väidan, et 70% tuleb 2 kõrva vahelt suusahüpetes. See 30% on seal kehad ja muud asjad ja siis kuskil veel on mingisugused suusalibisemised ja särgid-värgid. Ja ka suusalibisemine on pea 2 kõrva vahel suuresti kinni, ehk milline asend sul on, sest aerodünaamika on see, mis tegelikult määrab ja mingil määral see suusa struktuur ka, aga see selleks. Ja nüüd, kui mõelda seda, et selleks, et hästi hüpata, sul peab kaal korras olema. Selleks, et treeningutel saada oma tunnetust, sa pead olema omas kaalus. Ehk kui sa lähed trennis, oled 3-4 kilo raskem, see võib-olla surub sul selle tunnetuse heaks. Ja nüüd sa võtad järsku, nagu nipsust, võtad ennast võistluskaalu, aga sul ei ole ju seda massi enam nende jalgade peal, see tunnetus kaob ära. See on väga peen teema, tegelikult on suusahüpetes see tunnetus ja see taju ja see, miks räägitakse O-võtust. Siin eelmine nädalavahetus Riiber andis mitmes intervjuus, et sai oma O-võttu paika. Kristjanil on täna O-võtt on see, mis on nagu murekoht. See O-võtt tundub, et mis see on, võtta sisse ja anna minna. Lükka lihtsalt lahti ja läheb. Aga see tegelikult on see vahe, kas see tunnetus on sul täpselt päka peal, mitte varba peal, aga päka peal. Ja kas ta on sealt nüüd sente ette või tahapoole, see on kardinaalne erinevus. Okay. Ja nüüd see on see põhjus, et küsimus ei ole motivatsioonis, küsimus selles, et kas sa oled nagu sportlane või sa ei ole. Et kui sa oled siin nagu konstantselt 5-6 kilo ülekaalus, sa ei saa hüpata tegelikult seda. Jah, sa saad mingit detaile siin muuta ja vaadata, aga sa pead olema. Nüüd rääkides sellest 30. kohast, et kuidas motiveerida üldse, siis nagu treenima, jätame selle kaalu kõrvale. Suusahüpetus mingi hetk tehti selles mõttes jube hea muudatus, et kunagi said top 10 said auhinnaraha. Ja siis see oli aeg, kus seal olid Amman, Slierensauer, Pardal, selline põlvkond nagu või selline aeg siis. Ja siis mingi hetk tuli teema, et suusahüpete populaarsus kasvab, auhinnarahade pot nii-öelda kasvab. Ja mindi küsima nende topi käest siis, et kuulge, mis te arvate, et paneks top 30-le, et saad teise vooru, on raha, kohe sa saad raha selle eest. Ja selle peale ütles siis Slierensauer kohe, ütles, et ma ei tea, mul küll vahet ei ole, et muidugi on huvitavam, et ega mul nagu nii maksab peasponsor nii palju, et suurt vahet ei ole, palju ma neid auhinnarahasid saan. Et eks ta natuke ülbitses ka, aga lõppkokkuvõttes suusahüpetes makstakse teise vooru eest juba raha. Oled 30, saad raha. Aga kas see raha on siis nagu motiveeriv, et kui terve hooaja paned 30. koha peal, et siis teed hooaja ära või pead ikkagi ei. Nagu... Seal on selles mõttes mitte see, et seda raha pärast teha, aga teine voor on juba olgem ausad, sportlased on keskmisest tunduvalt edevamad inimesed. Ei, loomulikult. Nii, sa saad 2 vooru juba. See populaarsus, see kaif hüpetes, suusahüpped ise alana juba see lend üle K-punkti, igal mäel on kaif. See on sula selge nauding. Ehk, et mida paremini sa hüppad, seda kõvema naudingus saad. Ilma, et sul oleks protokoll või midagi, ka treeningutelt võib tulla ära sellise tundega, et nagu silmad põlevad, et ei tea, kuhu poole joosta, et lihtsalt nii hea tunne on. Sest see lennu feeling, see on võrreldav nende kõige paremate tunnetega öösiti võib-olla. Tegelikult ma mingis mõttes olen nõus, et mu küsimus oli võib-olla see ajend on see, et ma ju ise, põhimõtteliselt ma olin profikorvpallur paberite järgi justkui 8 aastat, millest ma nagu üle 5 olin vigastatud, ja oma kõige parema hooaja tegin sisuliselt esimese nagu päris hooaja meistriliigas. Ja ma sain nii-öelda selle hea mängutunde kätte, et mis tunne on nagu olla hea korvpallur mingis liigas. Ja siis 3 aasta jooksul oli 3 ACL-i plastikat, sealt tagasi ma olin küll suhteliselt noor, 24 või 25 siis,
aga ma ei leidnud nagu seda, ma ei saanud seda kaifi, muidugi mulle meeldis jälle, mõnikord panid pealt või mingi hea kolmese, tuli korraks see aga nagu igapäevaselt ma ikkagi, eriti nagu retrospektis vaadates, ma lihtsalt nagu hambad ristis kannatasid. Ja tegelikult ma täna ikkagi arvan, et sport ei ole nagu asi, mida nagu hambad ristis kannatades nagu teha aga tegelikult sa seletad ära, et kui sa ikkagi põhimõtteliselt sul on iga hetk või iga treening ja võistlus võimalik tunda seda nagu super kaifi, et siis mingis mõttes seletab ära küll. Siiralt suusahüpetes see on võimalik ja tegelikult seda saab ka nagu natuke pettes saab seda tunnet kätte. Ehk et kui sul on kehva vorm, siis mine võta paar poomi rohkem hoogu ja lihtsalt mõni trenn lihtsalt mine naudi. Lihtsalt tee siuke nagu tühi treening, võtad natuke rohkem hoogu, naudid, teed pikemaid hüppeid ja siis tuled teema juurde tagasi. Aga kui tihti sul seda siukest naudingutrenni vaja läks? Ma olin selles mõttes masohist, et ma ei kasutanud seda. Et ma ikkagi pigem pigistasin iseennast ja üritasin altpoolt hüpata ja seda nii-öelda maailmakarika tasemel treeningut ise simuleerida ka treeningutel. Et aga suusahüpetes see kuidagi see publik, mis tuleb võistlustel juurde, mida tõesti on palju, eriti kui siin nüüd oli 2 võistlust järjest Saksamaal jälle, Willingen jälle välja müüdud nii palju kui saab, et suusahüpetes on nagu uus mure tekkinud, on see, et need varu väljapääsud ummistuvad liiga kiiresti nii-öelda paberi peal ja ei saa rohkem publikule pileteid müüa. Et see on nagu vägev, kogu see ala, see seltskond tegelikult on niisugune kokkuhoidev ja mõnus, aga ma ütleks, et minu jaoks viimastel hooaegadel kõige keerulisemaks sai pidev reisimine ja see oli asi, mis nüristas jubedalt. See on karm, see on nagu iga nädal 4 lendu, üks hetk nagu saab. Samas kui kõik nagu poodiumi kohad oleks, siis oleks vist täitsa savi. Tead ei ole. Need vennad, kes on seda nautinud, nendel on ka see täitsa mure kohe. Aga võib-olla see nagu algus ikka naudid ju. Nagu esimese hooaegu niimoodi paned maailmakarika kinni, ma ei usu, et sa pärast mõtled, et kurat, ma olin seal Poola lennujaamas pool aastat lihtsalt istusin. Aga siis, kui millegiga juba nagu ära harjud või siis alla oma nagu selle taseme või selle, mis iga sport on ju ise tunneb nagu, et muidu me ju ei panekski hambad ristis, kui me ise ei usuks seda, keegi ju ei sunni nagu otse sporti tegema, aga võib-olla Kas mis nagu sinu motivatsioon üldse nagu sporti teha oli? Kas sa tahtsid ise endale midagi tõestada või lihtsalt oledki piisavalt edev, et nägid, siin on mu võimalus mingi nagu anne või ütleme, midagi ju sinna suunas ikkagi nagu ütleb, et võiks proovida ja siis sealt panid või sa tahtsid hoopis kellelegi teisele midagi tõestada? Ma pigem arvan, et eks igas asjas on oma siuke tõetera sees. Aga mina inimesena tahaks öelda isegi ebanormaalselt kõrge saavutusvajadusega. Ja ma tahan õnnestuda ja kui ma midagi ette võtan, siis ma tahan siiralt seal olla parim, õnnestuda, suusahüpetes parimaks ma ei saanud. Aga see nii-öelda idee, et et ma lähen ja proovin, unustage ära mingi proovimine, panna on vaja, et kui lähed, siis paned täiega või siis ei tee mitte midagi. Et ma tahtsin õnnestuda. Ma tean, et ma viisin enda keha, vaimu, füüsise igat pidi viimase piiri peale kogu aeg ja lõppkokkuvõttes ma tahaks väita, et see on fakt, on see, et minu keha ei olnud suusahüpeteks tegelikkuses loodud. Ei ole siiamaani. Ma olen liiga suur selleks. Et siis selles mõttes vist, kui nagu peeglist endale otsa vaatad ja siis tuleb meelde, et parimaks ikkagi ei saanud suusahüpet, siis nagu tegelikult väga hullu ei ole, sest tead, et andsid endast nagu parima. No tegelikkuses seda kõik aitab seedida ja nagu selliselt võtta, nagu ma täna seda võtan, see 2017 aasta, kus ma lõpetasin selle pärast, et see organism sai otsa. Sellest me räägime siis veel natuke hiljem, et võib-olla mul on enne nende loobumiste juurde tulekut, mul on veel üks nagu küsimus, et sul ju tegelikult karjääris ka seljaoperatsioon olnud. Jaa. Et see nüüd enam ei tundu väga loomulik samm, et käid seljaopil ja siis lähed lendad jälle mingi 100 meetreid seal, eks ole, et kui lihtne nagu ikkagi päris tõsine tervisemure ja selg on ju koht, mis võib nagu
elu selles mõttes, pehmelt öeldes perse keerata, kui see nagu pekki läheb, on ju? Ei, on. Ma olen nõus ja ega ta täpselt seal kogu see asi seal nagu perse üleval oli ka katki. Aga tegelikult oli niimoodi, et mul oli hooaja lõpp, tähendab suve hooaja lõpp, mingi kamm hakkas pihta. Ei saanud aru, mis see on, et selg kogu aeg nii ja naa olnud. Kunagi nooremana krossisõidus mul see mõra oli seal ja siis hakkas sama koht nagu veits tunda andma ja siis me läksime, iga hooaeg me käisime enne hooaega enne lumelaagrit käisime soojal maal, number 1 D-vitamiin, number 2 liiva sees toimusid kõik nagu füüsilised trennid. Ja siis sealt läksime edasi Rovaniemi, kus päike ei paista talvel. Ja siis läksime sinna laagrisse ja näiteks nagu sai paremaks, siis hakkasime Rovaniemis hüppama ja tundsin, et mingi jama on, küll tegi meie füsio, siis käisin jaapanlaste füsio juures, kes pani mingid nõelu ja asju. Nagu sai paremaks, aga siis aina rohkem hakkasin ise endale valetama, et on normaalne küll. Ja siis läksin Kliigentali esimesele maailmakarikale ja päev enne võistlust, siis viimane vaba treening. Üks hüppe lihtsalt maandun ja vasak jalg ei tööta enam. Ja mul oli juba pikemat aega vasak jalg, ta nagu reageeris aeglasemalt, ehk suusk ei tulnud pärast otsa kohe üles, mis oli tegelikult väga ohtlik suusahüpetes. Ja siis ütlesin treener Tobile, et kuule Tobi, et mingi kamm on, et vasak jalg ei tööta, et põhimõtteliselt kargutasin suuskadega sinna riietusruumi, helistasin oma ihuarstile Virve Vasele, ütlesin, et Virve, tead, lugu on selline, et mis sa arvad, et kas homme lähen starti või lähe, Virve ütles, et ära igaks üks mine, et midagi on vist nagu... Sa nagu selles hetkes veel nagu reaalselt mõtlesid, et jalg küll ei tööta, aga lähen hüppan ikka. Ma mõtlesin, et äkki ärkab üles hommikuks. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et kui Virve ei luba, siis ei tohi, et ta oli ainuke inimene võimust, kes suutis keelata mind nagu just nagu sellise nagu kehalise poole pealt. Tulin Eestisse, siis siin tehti mingisugused kõik uuringud, niimoodi, et nii kui ma koju lennuki pealt maha tulin, siis põhimõtteliselt Virve oli organiseerinud mulle kõik asjad, mis olla saab. Küll seal mingisugused ühed trikid, teised trikid seal ja siis mingi hetk mulle tehti blokaad selga, ehk siis hormoonsüst. Sellega oli hea nali, kuna ma olen nagu põhimõtteline dopingu vastane, siis ma ütlesin, et minu kehasse mitte ühtegi tilka kasvuhormooni ei panda. Ja siis kõik hakkasid naarma, et et lokaalselt ehk siis liigesesse see on okei, et see ei tohi verre sattuda. Siis ma kirjutasin, helistasin kõigepealt antidopingusse, ütlesin, et kas see on okei, jah on okei, ma ütlesin, nii ma saadan meili, et mulle tehakse see süsti, öelge, et mulle, et see on okei, enam ma ei lase seda teha. Reaalselt nagu seal toas, kabinetis nagu. Siis tehti süst ära ja siis aga kogu seda lugu luges doktor Taavi Toomela, kes on siis Eesti selle lülisamba kirurgia üldse nagu ütleme, et looja ja isa täna. Ja võttis Virvega ühendust, ütles, et kuule, mul on tunne, et see Normsal ei anna üldse aru, mis tal nagu tegelikult toimub. Et tal ju tegelikkuses on selge on katkina. Mingi ükski vedelik ei paranda. Mulle praegu sama tunne, mis talle, kui ma ei ole küll arst. Ja siis ta kutsus enda juurde visiidile. See oli ühe päeva õhtu või pärastlõuna. Kui ma ei eksi, siis see oli kolmapäev. Ja ütles, et homme hommikul kell 7 on sul aeg. Et tähendab, kõigepealt oli küsimus, kas sa tahad olümpiale minna või ei taha. Ma ütlesin, tahan küll. Homme hommikul kell 7 on lõikus. Ahaa. No selge. Ja siis tegi lõikus ära, siis lõikus sai läbi, siis tegin seal silmad lahti, siis ma sain mingi kerge tüsistuse, et silmad kuivasid ära. Seal tuli mul enda tuttav anestesioloog Külvar Mand, kellega me selle asja saime korda seal haigla sees tehtud. Ja siis mingi hetk tuleb see doktor Toomela minu juurde, kuidas on ja mulle tundub, et kõik läks hästi ja kuule, aga tegelikult muud midagi ei ole, et üks, et kui nagu valmis oled, siis hüppa püsti ja mine koju ja et 2 nädala pärast tule korra tagasi, et 6 aja pärast saad hüppama. Ja mul oli täpselt see sama emotsioon oli see endal ka, et oot, mis asja 6 aja pärast juba. Ei sul ju järgmise kuu lõpus on see mingi turnee või mingi asi ju. No siis oligi 2 nädala pärast läksin sinna, siis ta mudis seda haava ja seal ütles, et peaks nagu okei olema, aga tea sellega, et 30% on tõenäosus, et see läheb uuesti katki, et puht statistika. Mul joppas, et see katki ei läinud, läksin turneele selle pärast võistlema, et kuskil mujal hüpata ei saanud. Nii kehva talv oli, nagu ka praegu. Okay. Ja läksin turneele, reaalselt 4 turneele selle pärast starti, et saaks hüpata, sest mujal ei saanud hüpata. Vahepeal käisime Seefeldis hüppamas, siis jälle turneemägedele. Ja see vorm ei jõudnud kohale olümpiaks.
olümpial ikkagi jalad ei toiminud veel korralikult, aga jõudis kohale 2 nädalat pärast olümpiat, siis kui oli Oslo maailmakarikas. Aga kas see esimene hüppe pärast seljahoppi oli nagu teistsugune ka kui teised või tegid nagu natukene, hoidsid tagasi või panid kohe täiega, et testime ära, et saaks esimesel päeval teada, et kui ei ole, siis ei ole? No mul see ei olnudki meeles, aga see on päris hea teema. See oli kusjuures Seefeldis, kus Kristjan just hiljuti võistles. Üli päiksepaisteline ilm. Aga mis juhtub päiksepaistega? Lumi ju hakkab pakkima ja läheb selliseks nagu sulaks ja kandib. Ja poomi panime sinna, kui see enam-vähem olla võiks, tegin hüppe ära aga jalad olid nagu kergelt pehmed, sest ma ei olnud jalgaid jõudu ka saanud teha ja nii kui all pidurda maksin esimene hüppe kohe kõhuli. Täiesti pekkis, ei ole võimalik, läksin torni tagasi ja ma ei pannud kõhuli sellepärast, et ma oleks kukkunud, aga klambrid on niimoodi sätitud, et kui neile mingi teatud jõud mõjub, siis need suusad lihtsalt ise tulevad jalast ära. Aga see oli nii hullult lihtsalt, nii kehva oli see nõlv alt. Läksin üles, teine hüppe täpselt samamoodi, jälle kõhuli Siis ma ütlesin ka Tobile siin raadiosaates, et kui me nii jätkame, et ma lähen siit otsa opile tagasi veel. Aga pärast siis treeningut helistasin Toomelale, rääkisin loo ära, et kui oled niisugused kukkumised oli, küsid, kui ta on mingid liigutusi, et tee seda, ma ütlesin, et ei midagi ole, ütlesin, fine, see on korras ja tule. See selles mõttes vist, kui niimoodi läks, siis lõpuks võib anda selle hea enesekindlus, et kuule, kui nüüd ka ei läinud. Ma jälle paralleel endaga, kui esimesest ACL-i rebendist taastusin ja algul ikka olid natuke siuke alalhoidlik, igasse olukorda ei läinud. Väga hästi mäletan olukorda, kus trennis põrkasin õhus kellega kokku ja maandusin selle jala peale ja siis nagu ise ematsi ka, et nüüd on vist korras ja siis juba läks nagu täiega. Ja eks põhimõtteliselt nii ongi. Sest ega mingid X aega tagasi siin rääkisin Allar Levandi käe, siis ta ütles kuldse lause, et sportlane, eriti tippsportlane kahtleb ju karjääri ajal kõiges. Väga hästi öelda küll. See, et mingi jube enesekindel oled, see on see nägu ja see mask, aga mingites detailides kõik kahtlevad. Et see ei saa nii olla, et ma teen ja lähen. Loomulikult sul on mingid asjad, kus sa oled super enesekindel ja sööd kõik silmadega ära. Aga on hetki, kus seda kahtlemist on ikkagi päris tummiselt. Ma olen päris nõus, jah. Aga nüüd ma arvan paras aeg nende loobumiste juurde tulla ja võib-olla alustame ikkagi sellest 2014 loobumisotsusest, et seal ju tegelikult füüsiliselt polnud nagu häda midagi, et probleem oli rohkem rahas ja mu küsimus nagu ongi see, et kui sa tegelikult oled nagu heas vormis ja tead, et oled suuteline nagu heade kohtadest võistlemis, kui nagu karm on see, et sa nagu reaalselt raha pärast ei saa edasi minna? No seal oli nagu põhjuseid päris palju. Esiteks, sul on selja taga hooaeg, kus sul on seljaoperatsioon, siis tagasi tuleks, siis need kõik crashid, siis lõpuks tuled tegelikult sellest võitjana välja. Oslo 6. koht, tegelikult juba ma olin paar päeva varem Trondheimis väga heas hoos, aga sain elu kõige karmimad tingimused üldse mäelt, kus ma hüpanud olen ja jumala eest, et ma püsti jäin sealt. Ja siis, kui tuleb see kevad, siis andsime endast kõik, et see eelarve kokku saada, aga eelarvet kokku ei saanud. Siis mul oli laual nagu teema, et kas ma võtan treeneri riskiga, et ma ütlen talle detsembri või jaanuarikuus, et kuule, tead, nüüd on siuke lugu, et nagu mul palka enam maksta ei saa. Teiselt poolt, mul on selja taga hooaeg, kus mul on nagu tervis, kõik on mängus olnud. Nälgid kogu aeg oled sellal. Ja siis nüüd võtad sellise riski, et sa lähed pooliku eelarvega starti või siis hakkad hooaega tegema, kus keset hooaega sul lihtsalt võib raha otsas olla, sul on tervise otsas ja mis iganes veel. Nagu milleks? Elus on midagi muud ka peale spordi. Aga... Ja see ei olnud lihtne otsus, aga see, et äkki hooaja jooksul jõuab. Aga kui ma ise pidin kõike raha organiseerima, nüüd mul tekib see küsimus, sel hetkel tekkis, et aga kes see siis sporti teeb, kui mina seda raha kokku ajan? Mul ei olnud seda inimest, kes seda raha kokku ajab selliselt, sest kõikidel, sel hetkel ei olnud siukseid asju nagu managerid, vähemalt Eesti talispordis. See tundub nagu hästi nagu loogiline tüüp vist või? Et see tundub hästi nagu loogiline ja nagu samas kui sa ju ütlesid, et sa tahad ikkagi nagu parim olla või tahtsid, siis kus sa sellise kainuse nagu sellel hetkel võtsid, kui sa tulidki sealt oma parimate tulemuste pealt ja siis vaatad sellele reaalsusele otsa nagu . Aga ma ise arvan, et see ongi see kainus.
ma ei saa ju parim olla, kui mul ei ole nagu, ma ei suuda, mul oli nagu geniaalne treener. Aga kui ma ei suuda nagu baasasju endale võimaldada, treenerid, laagreid, mingid väga nagu põhilised abilised, füsioteenused, määrdimees ei ole probleem, see annab suusafirma. See oligi nagu reality check, et ma ei teinud sporti sellepärast, et lihtsalt käia reisimas ja teha sporti. Ma tahtsin õnnestuda, aga nendele numbritele otsa vaadates ei õnnestunud. Okay. Et see on ilmselge, et Kalev Cramo teeb suurepärast tööd Eesti korvpallis, Euroliiga satsidelt saab nagu aledalt lüpsta. See on selge, sest seal on rahaline vahe, see on taseme vahe nii suur. Ja mul oli täpselt see sama, et sul ei ole mõtet mõelda, et sa sellel nagu tipptasemel teed, et kontikapi tasemel enam ei ole mõtet minna. Okei, mõistlik jutt, aga kui 2017 ikkagi tulid tagasi, said raha kokku ja lõpuks pidi ikkagi loobuma ja seekord siis, nagu sa juba mainisid ka, nagu tervise pärast ikkagi, et sai otsa see keha nagu selle ala jaoks, et kui sa võrdled neid kahte nagu loobumist, siis kumb nagu, ma ei tea, kui nii võib öelda, kergem oli nagu, et las läheb? 2014 oli iseendale lihtsam sellepärast, et seal oli natuke sellist trotsi ja seda väsimust ja seda kaalu jälgimise kõike seda ja see oligi, et järelikult ei saa siis. Et seal oli seda poolt. Nüüd 2017 see oli üldse täiesti ulmehooaeg, see oli nagu 2016 läksin Eesti meistrivõistlustele, poolt 2 aastat suuski jalga pand. 6 aega tegin kuiva trenni, läksin Estikatele, kordasin määrekordit. Saatsin treenerile pildi või selle video hüppest. Treener ütles, et ma ei tea, kas üldse oled kunagi nii hästi hüpanud. Tihtipeale see puhand peas ja selline sisseharjutatud liigutus, see töötas. Okei, siis kevadel hakkasin vaikselt rääkima. Siis mõtlesin, et kuule, mis sa arvad, et nagu prooviks. Või teeks, et ei proovi üldiselt. Ja siis davai. Ja siis ma ütlesin talle ka, et seda peab suht nagu vaikselt tegema, et suvel ei ole mõtet starti minna, kuna ma ei ole mitte midagi nagu teinud trenni, et hakkasime füüsisega pihta, vaikselt hakkasime liikuma, leppisime kokku, et davai, et teeme selle asja nagu vaikselt ära, et keegi midagi aru ei saa. Siis esimene kontinentaalkarik etapp oli Rugale sõitsime ainult mõõte andma, ehk kombet tõmmelda. Tee peal helistsin Ahosele, ütlesin, kuule Janne, et ole palun hoia endale see, aga et ma teen nii-öelda comebacki, aga räägi, mis kombes tegema peab, et otse öeldult, kuidas petma peab. Okay. Ja siis Ahonen rääkis mulle ära, kuidas petma peab, et mõõdetakse pikkust ja siis seda jalgevahet samal ajal, mida varasemalt ei tehtud, et põhimõtteliselt pööra puus välja, tagumik alla ja seal igast liigutused on, ütles, et õhtul kohe hakka venitama ja võimlema seda, et saad kohe 2-3 senti paika. Davai. Andsin mõõdud ära, vist tegi force majeure'i tänu sellele, et ma ei peaks olema võistluste listis, tegelikult siis muidu ei saa mõõta. Helistasin Valter Hofferile, kes oli suusahüpete juht, siis see andis kõik rohelise tule, hops korras, kadusime mäelt ära, keegi midagi ei näinud, ei teadnud. Siis läksime Visla esimesele maailmakarikale, aga mul tuli uus suusafirma. Ja selle suusafirmaga oli nii, et nad tõid suusad alles maailmakarikale, ehk ma hüppasin vanade suuskadega esimese kvalifikatsiooni ja siis põhimõtteliselt pidin suusad ära vahetama, mõtlesin, et ei tii, ma ei lähe ju tutikate suuskadega uuesti Torninos 120 et tahaks mingi paar trennihüpet teha. Ja siis rääkisime jälle Valteriga, Valter ütles, et oota korra, kutsus kogu võistluste korralduse kokku, see on tegelikult reeglitega vastuolus. Ja ütles, et teate, Nurmsalu teeb comebacki, ta on homme proovihüppaja ja force majeure, kõik on nõus, talle ei julgenud keegi kunagi vastu vaielda. Okay. Sain loa, sain võistlema, kõik sellised nagu erandid, mis mulle tehti. Ja hooaeg läks hästi. Jaapanis seal sain lõpuks aru, et mulle unerohud ei sobi. Lõpetasin need ära Pyeongchangi siis nii-öelda eelolümpiaks. Sain täitsa seisu. Väiksel mäel, seal peale esimest vooril äkki 12. Teine voor sain Burga ja muidugi vormi alt ka see. Esimene voor sain muidugi väga head tingimused ka. Aga punktil jälle. Siis Oberstdorfi lennumäel sain jällegi, mis mulle meeldis, jälle nagu punktile. Siis tulidki juba teiste riikide treenerid seal, et kuulge, mis asja, mis toimub, et vend pole nagu nii kaua hüpanud, aga et punktile, mis on nagu enam-vähem tase juba. Ja siis tuli Plaanitsa lennumägi.
ja ma olin selleks hetkeks saanud tõenäoliselt elu parimasse vormi. Siis kui ma hüppasin proovihüppel, hüppasin uue Eesti rekordi mingi märja vana kombega ja siis tuli võistlushüppe. Tobi väitis, et see oli mu elu parim hüppe üldse Lennumäelt. Ma sain päeva kõige kehvema tuule, hüppasin täpselt 200 meetrit ja ma ei saanud kvalifikatsioonist edasi. Võrdluseks 2013 ma hüppasin 196 täpselt samalt mäelt ja olin peale esimest vooru 9. Okay. Ehk nagu täielik ebaõnn, aga noh, see lõppes muidugi selliselt, et kui mina hotelli jõudsin, siis Tobi oli oma hotellitoas juba päris kõvasti raevutsenud. Et noh, tal ikka nagu viskas ka täiesti rahulik inimene, tal viskas niimoodi katuse maa, et noh, see ei ole normaalne. Noh, vahet ei ole, et olümpia on meie eesmärk ja lähme sinna. Aga kuna ma hakkasin hiljem treenima, siis me mõtlesime, et me niisugust mingit suurt puhkust kevadel ei tee. Et me teeme puhkuse hoopis sügisel, et olla terve hooaeg värskem. Ja tegin selle väikse puhkuse ära ja hakkasin jooksma ja midagi seal toimetama, treenima ja siis üks hetk, kui oli jooksutrenn, siis poole jooksutrenni pealt, siis kukkus üks silm nagu kinni ära peaaegu. Ja siis läksin tagasi koju ja no ise kartsin muidugi, et mingi insuldi moodi asi siin lõi peale, aga õnneks see ei olnud ja no nii kui ema ja naine mind nägid, siis noh, neil muidugi pisarad lahmasid seal köögis, aga siis ma ütlesin ka, et rahu, et ma helistan Virvel, et mis seal ikka. Siis Virve ütles kohe, et ta aimab, mis toimub ja kui siis ma läksin jooksma, tavaline koormustest, mida mina tavaliselt lindi peal jooksin siuke 23-4 minutit, siis 14. minutil Virve lõi seda punast nuppu, kõik sportlased teavad, mis nupp see on, ehk see on stop-nupp. Ütles, et aitab. Ma ütlesin, mis asja, et nagu polegi midagi. Ütles, mine käi pesemas ära, et siis tule tagasi, ma näitan sulle. Ja noh, kui tagasi läksin, siis Virve küsis mu käest kõigepealt, et ütled ise või ütlen mina, ma küsin, et ongi kõik, ütles, et ongi kõik. Ehk et ühe korraga oli nii, kui pulss läks anaeroobsesse, tuli äkki 60 vahelööki minutis ehk südamerütmihäired, siis keha tootis ebanormaalses koguses kasvuhormooni, mis tähendab seda, et on tummine anoreksia. No see on kutsehaigus. Ja siis muidugi kesknärvisüsteem ilmselt oli saba andnud, sest see kolmiknärv on see, mis esimesena nii-öelda reageerib väidetavalt ja siis noh, see siis kukutas ühe näo poole ühel hetkel ära ja siis oli selge, et see vend on otsas, seal ei ole midagi teha, et otsast enam võtta ei saa. No ma kuulan seda juttu, küll ma värinad tuleb peale, mul see lõpp oli ka umbes siuke, et arsti juurde ja siis arst otsa, et võin ju korda teha, aga tahad sa seda või et mäletad ka seda, sa mäletad ilmselgelt, aga mingeid emotsioone, mis nagu tol hetkel nagu pähe tulid, et see oli nagu full selline ikkagi nagu pettumus või mis iganes viha või kurbus või mis seal sees oli või oli nagu natuke nagu No tegelikult, kui väga aus olla, siis see oli 3. kord. Esimene kord ma lõpetasin salaja, nii et sellest väga keegi teada ei saanudki. Et mingi väga lähiringkond sai teada, ma ütlesin 2010 äkki, et mul nii kopees, et ma ei jaksa enam. Et siis oli see noore inimese teema, et ma ei jaksa, ma tahan ka olla nagu normaalne laps ja teistega hängida või nooruk, aga siis ma 1,5 kuud midagi ei teinud ja siis oli ka nagu algul oli raske, aga siis oli chill, enam ei olegi sportlane, siis käisid niisama, olid lihtsalt inimene korraks. Aga see 3. kord 2017, siis see tegelikult see spordi mahapanek võib-olla sel hetkel oli teisejärguline. Et tervise teema oli sel hetkel nagu veits pikk hirmutav küll, kui sa oled nagu 26-aastane sel hetkel ja sul on nagu südamerütmihäired, kesknärvisüsteem annab saba, anoreksia nagu mida veel. Päris korralikult. Et kõik nagu siuke korralikult neid nii-öelda diagnoose lendas selge. Anoreksia pärast ma ei muretsenud. See on siuke spordiformaat ja nii alast tulenev ja küsimus ei olnud selles, et ma tahaksin kergem olla või väiksem olla. Ma olin nagu ükski mees ei ole nii kole, nagu mina siis olin. Et see oli nagu suva, sellele ma tähelepanu pööranud, aga siis ma hakkasin mõtlema, et südamerütmihäired, et see on nagu päris karm, et puhtalt nälgitud probleem. Aga täna õnneks seda ei ole ja mingi hetk siis eks
eks täna on ikka nagu raske vaadata ja kui keegi mulle täna ütleks, et sa homme hommikul ärkad nagu 66 kilosena, siis noh, ma ilmselt täna paneks juba lahkumisavalduse töö juures. Okay. Et see nagu selles mõttes see kripeldab, mulle meeldib see ala, ega ma niisama siin Eesti meistrivõistlustel vahepeal võistlemas ei käi, et see on nagu siuke eriline värk, loomulikult minust enam tippsportlast ei saa, suusahüppajad küll mitte, et kahevõistluses hüpete tase võib olla natuke madalam, et jõuaks suusatada siis seda. No, aga siit ongi minu meelest väga hea sujuv minna siis selle põhjuseni tegelikult, miks nagu, mis see esimene ajend oli mind sind siia saatesse kutsuma, see oli see, et tegelikult vähemalt näiliselt kõrval vaadates läks sulle see üleminek tippsportlase elust nagu päris ellu nii-öelda üllatavalt sujuvalt, et kui ma õigesti mäletan, siis 2014 sa olid kohe Ramirendis, oli sul tegevus seal olemas ja kas sa nagu arvad, et esiteks, kuidas sa nagu selle motivatsiooni nagu leidsid, et kohe nagu tuleb, kas see oli lihtsalt olude sunnil, et kuskilt ju peab nagu leib tulema või sa lihtsalt teadsid või kuidagi tundsid, et kui sa jääd nüüd istuma, et siis nagu läheb olukord nagu hulluks su jaoks või? Sa ütlesid väga õige sõna enda lause keskele, näiliselt. Okay. Et jah, siinkohal ma pean tänama Ramirenti ja ennekõike Heiki Ontonit ehk tegevjuhti, kes ütles selle peale, kui ma lõpetasin, ütles, et tead Kaarel, et sa müüsid ennast meile maha. Et võib-olla nüüd on aeg meie klientidele maha müüa. Ja et nii-öelda pakkus tööd, 0 kogemusega, mitte midagi, haridust, kogemust, mitte midagi. Et oli tavaline sportlase värk. ülikooli alustanud, aga oli ka kokkulepe, et ma käin paralleelselt ülikoolis töö ajal, kõik oli okei. Tõesti, mu müügitulemused olid üllatavalt head seal Ramirendis ja käisin kooli ära, aga üsna ruttu sai ka Ramirendis mulle selgeks, et seda saavutusvajadust nagu on vähe. Ja kuigi ma sain müüa, kõik oli nagu tore, et mingid numbrid, mida jälgida. Ja siis ma läksin magistrisse ja siis mingi hetk magistris sai nagu kinnisidee, et see magister nagu hästi ära teha. Sest see oli jälle mingisugune, nimetame seda medaliks, siis mida püüda võib-olla. Ja siis kui see magister sai läbi, siis nagu ma tundsin, et tegelikult on ikka suht pekkis. Et jah, ma võin küll käia tööl ja teenida täitsa okei palka nagu kontekstis Eesti, aga oma hingele või oma mingisuguseid baassaavutusvajadusi ma ei rahulda sellega. Ja nüüd ongi see koht, et näiliselt ehk tegelikult mul on siiamaani keeruline saada hakkama selle aeglase igava tavaeluga. Sest spordis ikkagi elu keeb ja mina, kes ma nagu olen päris adrenaliini sõltlane ikkagi, siis sellist seda, mida ma spordist sain, mis oli minu jaoks eluks vajalik kütus, seda siit tavaelust siiamaani ei ole saanud. Ei ole leidnud seda. Ma selles mõttes pean täiesti samastuma või olen nagu täpselt samas paadis, et nagu, kuidas mina nagu võrdlen sporti mingis mõttes ikkagi päris tugeva narkootikumiga, et sa sellest heast tundes jääd ikka rämedalt sõltuvusse ja kuigi mu karjäär oli nagu väga lühike, neid säravaid hetki oli nagu väga vähe, siis need nagu emotsioonid olid nii võimsad, et ma olen saanud nüüd 2 last abiellunud, kõik on väga toredad asjad, nagu ärge keegi valesti aru saage, et see on vägev, aga seda tunnet, et Kossus lähen ja panen pealt üle kellegi, sa lendad mingi 220 meetrit, mis iganes nagu, ei saa seda ja sellega nagu võidelda on nagu päris karm ja minu nagu üks aspekt veel, mis ma kuidagi tunnen, mis muudab selle ülemineku nagu väga raskeks ja sul võib-olla see müügitöö ikkagi, kus sa said nagu mingit positiivset tagasisidet seal oma numbritest midagi, aga nagu mul ma ei tea, kas see on siis hea või halb, aga ma ei ole olukorras, kus ma peaks nagu raha pärast kohe midagi tegema, mis tähendab, et ma ei hakkagi suurt midagi tegema, kui see mulle kuu aega ei meeldi või ma kuu aega selles väga hea ei ole, sest ma olin harjunud ju oma asjas hea olema. Ja nüüd ükskõik, mida ma alustan, siis väga suur tõenäosus on, et ma alguses nagu söön normaalselt nagu sitta sellega ja siis nagu ongi nagu nii raske seda edasi minekut kuidagi nagu
või sellest nagu lahti lasta ja nagu sa ütlesid, et tänaseni hoiadki kinni, aga mis nippe sa siis kasutad või et kuidas sa nagu sest mina lõpuks läksin ikkagi arsti juurde, sest ma ei saanud enam nagu ise hakkama selle tundega, et et ma enne viskasin 40 punkti kellelegi ja täna nüüd ma olen päev läbi diivanil ja ma ei tee mitte midagi ära nagu ja ma ei suuda isegi midagi ära teha, et lõpuks arsti juurde ja ravimid, ega ei no sul on ka see nagu ma usun, et suurel osal meist, et see mõttetu jorsi tunne on. No täiesti, väga hästi öeldud, täiesti mõttetu jorsi tunne, et teed nagu ühte asja, teed teist asja, teed kolmandat asja, lõpuks proovid 10. asja, see ka kurat välja ei tule ja siis nagu, et aga ma enne ma tegin põhimõtteliselt nagu sportlase tööd, mis nagu vähemalt füüsiliselt ja nagu vaimselt on üks raskemaid asju üldse, mida nagu teha, ma arvan, on ju. Et kuidas ma nüüd ei saa mitte midagi hakkama? Ma olen täitsa nõus, ega mul ei olegi seda mingisugust nippi või asja, mida teha, et tahes tahtmata, nagu ka praegu ma käin siin aeg-ajalt kommenteerimas, olen spordi sees mingil määral on ja minu enda väljund täna võib-olla seda kõike kuidagi seedida või sellega toime tulla ja kuidagi ikkagi saada seda adrenaliini, seda spordi poolt on täna need 2 sportlast, keda ma siis manageerin, ehk Kaimar Vagul ja Martin Liiv, ehk olla ikkagi selles spordis sees. Aga seda ma saan ainult sellisel juhul, seda naudingut, kui mina õnnestun, ehk minu õnnestumine tähendab seda, et ma saan nendele kuttidele pakkuda seda, mida nad mult ootavad. Loomulikult, kõige olulisem on see, et kutid õnnestuks ja nemad täidaksid oma eesmärgid, aga selleks, et mina saaksin maksimaalselt iseenda selle hea naudigu, on see, et ma saaksin nendele kuttidele võimalikult palju anda. Ja võt see on nüüd see, kus on nagu, see on mingi asi, kus sa näed, et reaalselt need tulemused, et ma ei tea, X eelarve tuli täis ja siis tuleb mängukaarel. See on vaja üle tõsta. Okay. et see nagu, jah, täna ma ei ole veel nagu nii kaugele jõudnud sellega, aga eesmärk ikkagi alati on see, et nagu mitte eesmärk ära täita, aga gramm üle selle teha. Et ja siis, kui me räägime nagu tavatööst, siis olgem ausad, kui mis tahes suuremast ettevõttest me räägime, siis sportlase jaoks on see ikka uskumatult aeglane süsteem. Et kui sa nagu ükskõik mida sa teha tahad, nagu sa oled harjunud, et nii, sa oled treeni, sa teed selle, sul on see treener on kõrval. Ei no treener vilistab ja sa kohe teed. Ongi, nii, sa teed ära, siis on mingi muu asi, kõmm olemas, sa lähed, ma ei tea, füsio, sööma, kõik. Sul on kõik asjad nagu käivad niimoodi täpselt nagu struktureeritult. Aga nüüd on sul mingi muu teema, et kuuled, et ühte asja mingi oleks vaja mõelda või siin arutada nüüd seda asja, et hakkame nüüd arutama midagi, siis mõtled, jopa kollase koosolek on alles 3 päeva pärast, ma võiks selle 10 minutiga ära teha, et kuule, tule siia, räägime ruttu ära, paneme edasi. Et see aeglus, mis on nagu tavaelus võrreldes spordiga ja siis ka see, et kui see mingi asi nüüd nagu õnnestub, siis see õnnestub nii pikka mööda, et see emotsioon jõuab sul ammu mööda ära minna ja meelest ära minna, siis lõpuks tulevad mingi, ma ei tea, maikuus tulevad eelmise aasta tulemused umbes, et kuulge võimsalt panime, et come on, meil on uus aasta juba. Okay. Et muidugi utreeritult seda kõike, aga spordis on ju see, et vile käib ja sa vaatad tabloole ja sa tead, kes võitis, kes kaotas, kes oli 3, kes oli 8. Või ongi see, et treener ütleb, et nüüd teeme nii ja kõik ongi kohe joone peal reas ja nii tehaksegi, eks. No täpselt. Et see, see on tõesti päris huvitav, aga ikkagi kui nüüd sa ütles ka, et näiliselt läks nagu hästi, aga tegelikult oli ikkagi nagu selline teatud mõttes identiteedikriis võib-olla või asi, et mis asi ma nüüd siis olen, et sportlane ju enam ei ole, aga nagu päris inimene ka veel ei ole, et kas sa said selle kõigega nagu põhimõtteliselt ise hakkama või lähedased kindlasti nagu ju toetavad sel hetkel, aga mina käisin ka psühholoogi juures, psühhiaatri juures, väga erinevaid rääkinud arstidega, rääkinud enda lähedastega, sõpradega ja endiselt olen seda meelt, et nagu täiesti lati alt läbi nagu tavaelanikuna või nagu spordiväliselt. Et kui mul oli eesmärk nii-öelda
töökarjääris jõuda veel kaugemale kui sportlaskarjääris on ja siis sealt ma olen ikka valgusaasta kaugusel, et täna ma ise olen seda meelt, et siin tavaelus ma ei ole suutnud ennast realiseerida ja põhjus on võib-olla selles, et ma ei ole suutnud leida seda viisi, et nagu mingeid asju nagu oodata või seda kannatust, et seda sportlikku võib-olla sellist kuidagi sahmimist on liiga minu sees. Aga võib-olla seal ongi see, aga nagu seda tavaelu eesmärki seades, siis tegelikult sa ju sead selle mingi tunnetuse pealt, sul tegelikult ju ei ole nagu mingit alust arvata, et sa sellel alal peaksid olema nüüd siin või seal, on ju. Ei, on küll ego, Ego jah, aga nagu, see ongi see sportlase ego võib-olla, mis aga kui nagu võtta nagu reaalselt, siis ju tegelikult, see on... Ei, ma saan aru, otseselt ei ole, eks mul olid ka mingisugused enda illusioonid olid, mis olid nagu väga väärad, et kui mõtledki, et jube lihtne, et nii, nüüd lõpetad sportlaskarjääri, siis lähed, teed baka ära, siis teed magistri ära, siis edasi asjad lähevad nii, et ei lähe mitte midagi nii, nagu sa arvad. Päris nii hästi ei lähe. Kõik asjad ikkagi juhtuvad kobinaga ühel hetkel või nad ei juhtugi või siis lähevad nässu nagu peavad minema, et selles mõttes võib-olla tasuks usaldada seda tulevikku ja võib-olla seda saatust, kui siuke asi on olemas, aga teistpidi, mis on olulisem, on see, et ikkagi protsessi peab nautima, et kui me sporti tegime, siis nagu ma ütlesin, suusahüpet, see on ülilihtne seda protsessi nautida, sa saad iga treening, põhimõtteliselt on võimalus sul saada see täiskaif. Piltlikult peaaegu iga päev. Et kui sa nüüd lähed tööle, siis see amet leida, kui sa sarnaselt, väga tihedalt naudid seda protsessi ja saad seda mingit head feelingut kogu aeg, on keeruline. Ei tea, kas on nüüd olemas. Aga mainisid ka, et psühholoogid, psühhiaatrid kõikide juures on käinud, kas juba nagu sportlaskarjääri ajal või see tuli ikkagi puhtalt kas siis nende loobumiste vahel või pärast neid? No sel hetkel, kui meile tuli psühholoog kogu koondisele, ma siinkohal nime ei nimeta, aga midagi nii rumalat teist ei ole mina kuulnud sportlaskarjääri ajal, kui oli too psühholoog, kes ütles, et see, kui sa jääd viimaseks, siis sul ei ole põhjust pahane olla, sest enne võistlust ei olnud sul ühtegi kohta. Siis ma mõtlesin, kuule davai, et sa võid minna sinna ja rääkida kellelegi, kes sind kuulata tahab ja see oli nagu nii halb kogemus psühholoogile. No see inimene oli lihtsalt psühholoog, mitte spordipsühholoog. Spordipsühholoog. Ja ma ei tea, võib-olla oli mingi algusaeg ja kontekst võib-olla oli selline, kus ta nagu päris nii ei mõelnud, aga nii ta ütles välja. Ja siis, kui meil treener Petter Kukkonen küsis, et kes kasutama tahab hakata, siis mina ütlesin, et kuule, unusta ära, et siukest asja ma ei taha. Mul ei olnud otseselt nagu spordi ajal, ma ei saa öelda, et ei ole vaja. Täna ma kindlasti kasutaks seda psühholoogi. Aga tol hetkel oli psühholoog pigem nendele, kes tundsid mingisugust sellist vajadust, mingi mure oli. Et täna on see, et psühholoog on nagu, ma tahaks öelda, suusahüpetus kahevõistluses nagu kõik peaks kasutama, sest see, et kuidas valmistud mingisugune, ta on nagu hügieenitoode, ta on nagu hügieen on juba see psühholoog. Aga see aeg see psühholoog pigem oli nagu arst ikkagi rohkem. Mingi tulekahju kustutaja, justkui mitte ennetaja. Ja, et mul nagu enesekindlusega oli asi kontrolli all siis aga kui ma seda juttu kuulasin, siis ma sain nagu mis ei tähenda seda, mina täna väga austan kõiki psühholooge ja meil on Eestis nagu mega tugevad spordipsühholoogid. Aga see minu kogemus oli nii vale, et spordi ajal ma ei jõudnud enam nendeni. No see on psühholoogidega, ma olen väga palju nüüd siuke spordipsühholoogi, selline kogemus on küll esmakordne ja ma ei ole psühholoog, aga ma ju saan aru, kui ma lähen sportlaste ette, ma ei saa sellist asja üldse öelda, et see esimene kogemus on ülitähtis ja mul on palju tuttavaid sõpru, kes on kunagi käinud mingi psühholoogi juures 10-15 aastat tagasi. Tõenäoliselt tase oli natuke teine, saanud mingi halva kogemuse ja täna on see nagu ikkagi, mis seal salata, ega mul endalgi läks nagu lõpuks, ma pidin ikkagi täitsa nagu augus, nii et enam pealagi ka välja ei paistnud, et siis ma kuidagi nagu suutsin ennast nagu nii kaugele viia, et helistan arstile ja lähen, et seda vale häbi mu sees oli nagu nii palju kogunenud aastatega, et kuidas mina Eesti mehena tüübina, et ma tegin 4 ACL plastikat, tulin tagasi, mängisin kossu iga kord nagu paremas kohas
ja nüüd ma ütlen, et mul on nagu paha olla, sest ma mõtlen nagu halvasti, et arstile helistasin, ma ei julgenud öelda isegi telefonis, ma olin siis juba 33-aastane või 32 midagi, no ühesõnaga üle 30 ja ma ei julgenud talle öelda, et mul on nagu vaimselt abi vaja, vaid ma ütlesin, ma tahan tervisekontrolli, ja siis seal kuidagi nii moka otsast, endal pisarad silmas on ja et kuidagi võiks küll täna nagu nii olla, mulle nagu vähemalt tundub, et nii spordi kui tavaliste psühholoogi, tegelikult tänapäeva noori vaadates nagu see, nad peaks iga nagu spordiala A ja O olema, sama tähtis, kui on see alaspetsiifika treener minu meelest, tegelikult see psühholoogiline nagu nõu ja abi on ju väga oluline, sest ma ei tea, kuidas täpselt suusaõpetus on, aga jälle korvpalli näidet kasutades põhimõtteliselt nagu maailma tippmängijad või ükskõik, võtame mingi suvalise liiga taseme, siis kui nad panna nagu saalis tegema eraldi harjutusi, jooksma, hüppama, jõudu, viskama, põrgatama, nad on ülisarnased kõik, ei ole nagu, need vahed ei ole väga suured. Aga nagu mängus on vahed nagu kolossaalsed ja see on ju nagu minu jaoks räägib väga selgelt, et nagu see on psühholoogiline treening, mis on nagu tehtud või tegemata. Ja ma olen sinuga nõus ja võib-olla mingi paralleel tuua siin, et kui meil on perearst täna ja hästi palju inimesi, kes nagu perearsti juurde väga vähe leiavad üldse oma tee, siis huvitav, millal tuleb aeg, et meil on perearst ja psühholoog, kes ongi nagu meie nagu ongi kuskil eesti.ee on kirjas, et sinu perearst on see, sinu psühholoog on see, et see on nagu nii, see on hügieenitoode, see on nagu nii iseenesest mõistetav, sest psühholoog on, keegi peab olema see, kes su mõtteid korrastamine. Kui see mõtete korrastaja on keegi sinu lähedane ja sa oled omadega väga katki, siis üks asi sa ise teda ei kuula, teistpidi sa väsitad tema ära oma nende asjadega ja pealegi sa ei kuula ka veel teda. Aga see, et piltlikult öeldes kas või see, et sa lähed psühholoogi juurde, keegi teine inimene, kes raha eest on nõus sind kuulama, nüüd see oli nagu väike nali ka, aga samas ka natuke tõsi, ja see inimene, tal on teatav kohustus sind kuulata ja aidata, siis ma ütlen, et see amet on nagu väga potentsiaalikas ja inimesed, kes, kusjuures minu enda noorem õde õpib täna psühholoogiks. Väga hea. Ja see on amet, mis on väga kahjuks tegelikkuses inimeste tervise mõttes väga oluline meie tulevikus. Nojah, eks see ma mõtlen, et nagu see sinu öeldud, et võiks nagu perearstiga võrdne inimene olla, et see on nagu väga keeruline protsess, et selleks peab ju riik hakkama kõigepealt haigusi ennetama, täna me kustutame lihtsalt tulekahjusi, aga võib-olla spordi nagu skeenel on seda nagu lihtsalt teha, siis on ikkagi mõnevõrra väiksem nagu, aga ja spordil on ju võime näidata ülejäänud ühiskonnale ka nagu ikkagi nagu teed nii-öelda või sportlased on ju tihti ikkagi või kogu aeg on avalikkuse ees ja see, mida sportlane teeb ja kui sealt veel mingi tulemus tuleb, siis eriti noored ju vaatavad davai, et võiks teha. Eeskuju, jah, aga selleks, minu nagu teooria või asi, mida ma mõtlen, on see, et täna ongi tänu sellele, et kõik füüsiliselt me saame kõik enam-vähem nagu sinna lati lähedale võrdseks treenida, siis kuhu veel areneda, ega me lõpuks, sinagi ütlesid, sinu keha täitsa nagu kottis selle ajaks. Meil, ma ei tea, see hooaeg on läinud nii Alkas kui Kossus, mingi terve posu ACL, kõik on põhimõtteliselt sellest, et nii pingul oleme kõik on ja kõik need spordialad on nii kiireks ja füüsiliseks läinud, järelikult füüsilise treeningu piir hakkab nagu kätte jõudma inimesel nagu loomulikult nii ja aga paremini tahaks ikka, et see on nagu nii kasutamata võimalus ikkagi, et ei, ma olen täitsa nõus ja tegelikult, kui me nagu spordipsühholoogidest räägime, siis Eesti Olümpiakomitee siin minu arvates näitab selles mõttes väga head eeskuju, et läbi siis Team Estonia paljudel see võimalus seda spordipsühholoogi kasutada on. Ja see vist on delikaatne info, et seda, kes keda kasutab, ei tasu nagu siin välja käia, aga ma tean, et väga palju Eesti spordipsühholoogi kasutatakse ja tean ka seda, et nüüd näiteks on selline asi nagu Noored Olümpiale, siuke tore algatus, siis ka see selline programm võimaldab siis nendel noorsportlastel spordipsühholoogi kasutada. Et need on väga toredad algatused ja see on võib-olla siuke alus on pandud. Nüüd küsimus on sellele, et millised
koondised või klubid või tiimid või mis iganes, siis selle esimese sammu teevad ja endale palkavad selle, et noh, ma kujutan ette, et kui mõni jalgpalli- või korvpalliklubi endale psühholoogi palkaks, efekt tõenäoliselt oleks täitsa arvestatav. Ma arvan ka, et midagi halvemaks ma ei usu, et läheb kindlasti. Ei, halvemaks ei lähe, tõenäoliselt muidugi oht on see, et mingi väga suur hulk tüüpe võib spordi tegemise lõpetada, et jõuavad omadega sinna, et et tegelikult nad spordis päris nii tugevad ei ole, et nad peaksid üldse seda tegema. Või ei naudi nii palju, et see seda väärt oleks või mis iganes, jah, et selles mõttes küll. Aga võib-olla räägi siis, mis oma karjäärist niimoodi kaasa võtta või mingi hea õppetund, mille sa nüüd ikkagi saanud oled pärast kõike seda, mis sa läbi elanud ja võib-olla mis mingis mõttes ka tavaelus nagu abiks on? No üleüldiselt sport on nii korralik kool tavaeluks, et ma tahaks arvata, et sportlaste võib-olla pilt tavaellu ja sinna maailmasse ja võib-olla inimestesse üldse sellistesse nagu olukordadesse on tunduvalt selgem kui siis keskmisel nii-öelda inimesel, kes ei ole tippsporti teinud. Et kui me võtame mingisuguseid kriitilisi momente või selliseid närvilisemaid hetki või kus ongi võib-olla midagi nagu selline seis on nagu natuke kriitiline või kahtlane, siis sportlased ju tegelikult taotluslikult sellesse hetke lähevad iga võistlus, mis on ju tegelikult selline nagu närvipinge, selline teema, ehk nende see kriitikataluvus tahaks öelda isegi, pingetaluvus, kriitikataluvus on selline nii ja naa, mõnel sportlasel pole üldse seda, aga just pingetaluvus on palju suurem võrreldes teistega. Mida kaasa võtta, minul kindlasti on hästi palju selliseid toredaid inimesi ja kontakte, kellega nagu ülejäänud elu suhelda. Sport kindlasti annab eneseteostust, mingeid mõtteid, aga kahjuks ma ei saa öelda, et ta on mulle tugeva tervise et selles mõttes mind ta nagu pigem on rappinud ja see ala on selline, kus seda oodata ei tasu, aga võib-olla selline harjumus liigutada ikkagi ja täna olla tervem tänu sellele, et mul on ikkagi teatav sõltuvus, mis tegelikkuses on oma olemuselt halb sõna, ükski sõltuvus ei ole hea, aga see spordisõltuvus, mis minul on, see paneb mind liikuma ja tänu sellele ma usun, et ma täna olen paremas nii füüsilises kui ka vaimses vormis tänu sellele, et ikkagi liikumine parandab nii füüsilist kui ka vaimset poolt ja tihtipeale ma teen seda värskes õhus ja see siis annab selle nii-öelda ekstra boost'i veel. No väga head mõtted minu meelest ja päris lõpuks siis ütleme midagi noortele ka või kes võib-olla on mingisuguses ummikus omadega või ei tunne, et kohe tahaks sinna trenni minna, et kus seda nagu pundart või arutama hakata või kuidas saaks nii, et see ei muutukski üldse puntraks ja selline mõtlemine? Ma nüüd räägin, mida ma ei tea, mida ma eeldan ja arvan, aga kui nii mõtleb korvpallur, siis ma olen 99,9% kindel, et LeBron James on kasutanud psühholoogi. Ma olen täpselt sama kindel, et seda on teinud Ronaldo, et seda on teinud Novak Djokovic, et seda on teinud Lewis Hamilton. Ehk, et kui sa tahad nagu päriselt kõva mees olla, siis kõik asjad, mis on sinu kasutuses ja mis on võimalikud, neid asju tuleb kasutada, sest mida kõvemaks sa saad, seda väiksemad detailid hakkavad määrama. Ja kui keegi kardab psühholoogi, siis ta on nõrk. Tugev on see, kes kasutab kõiki võimalusi, mis tal on. Et siin ei tasu nagu küll arsti juurde minemist karta, sest arst ei ole mingisugune lõukoer, kes hammustab sind. Ja, ma olen ikka tõeline Eesti mees, ei ole enam täna mingi müügiartikkel. Täna on õige mees see, kes tegeleb oma probleemidega ja mitte see on nüüd natuke liiga, aga ei lähe koju nagu naist peksma. Halvasti läheb. Jah, et ma olen nõus, et see
tõeline Eesti mees, võib-olla äkki teeme uue tõelise Eesti mehe ja saame sellest Nõukogude Liidust lahti siin, et ma kardan, et see on nagu meie see taak ka selle tõelise Eesti mehen, et me oleme ikkagi täna Eesti Vabariik ja juba aastaid, et selles mõttes teeme selle uue Eesti mehe, kes on nagu eeskujuks kõikidele teistele. Vot, väga hea, aga aitäh, Kaarel, et jagasid oma kogemusi ja ausaid mõtteid. Nagu kuulsime, siis spordis pole ju kõik ainult rekordid ja medalid, et sageli peituvad suurimad väljakutsed hoopis vaimses vastupidavuses ja toimetulekus. Loodetavasti annab see vestlus inspiratsiooni neile, kes samuti raskustega silmitsi seisavad ja oma teekonnal tasakaalu otsivad. Ma tänan kuulajaid ja soovin sulle, Kaarel, edu kõigis su tegemistes. Aitäh! Tänud kutsumast! Bye.